Meie eelmine kõneleja mainis ära, et kõik need majad, mis praegu siia uude arendusse kerkivad, on Aerock ehk siis praeguse nimega Baurock majad ning see äramainimine on juba piisav põhjus selleks, et me materjalist natukene täpsemalt räägiksime. Algatuseks siis see asi, et mis nüüd täpselt ikkagi on Baurock või Aerock, kõik ajavad sassi nii palju, kui ma tean. Aerock plokiga, kui turule tulime, siis hakkasime nimega reklaamima siis rohkem väga head soojuspidavusega seinaplokki ehk Ecoterm Plus plokki. Ja kuna meil tootevalik on nii palju läinud laiemaks, et meil on tulnud ka siis tööstushallidele rasked seinapaneelid ja ka nii eramajadele kui ka kortermajadele vahelaepaneelid, siis kuna nende kaal on nii suur juba, siis me kindlasti ei saa enam rääkida kergest kaalust. Et nüüd reklaamime ikkagi materjali, kus me oleme kõikjal ehituses. Materjali mahukaal kindlasti muutunud ei ole, aga tooted on läinud suuremaks enda mahult ja ka sellega, et neil on armatuur sees siis, mis hoiab neid tugevana. Et mahukaaluga on ikkagi meil erinevad mahukaalud, on Ecoterm Plus plokk, millel on väga hea soojuspidavus, mis sobib enda mahukaalult väga hästi välisseina plokiks. Ja siis on Classic plokk, mis on kõikjal ehituses selline siseseina materjal, välisseina materjal, kandvates seintes sobilik materjal. Ja siis on raskema mahukaaluga plokid ehk hard acoustic plokid, mis on väga hea survetugevusega, samas natukene jahedamad plokid kui muud plokid, aga väga hea sellise helipidavuse ja survetugevuse plokid siis. Uuesalus on kasutatud enamasti Ecoterm Plus 500 plokki, mille materjal annab siis müüritisel U-arvuks juba 0,15. Seda ei ole vaja lisaks soojustada, seda saab otse krohvida, nagu on siin Uuesaluski tehtud, kohati on krohvitud otse, kohati on pandud laudisvooder peale, et mõlemad on sellised juba viimistlusvariandid, kus ei ole vaja aluspinde rohkem viimistleda, kui ainult piisab kruntimisest. Üldiselt me teeme väga palju selliseid ka koolitusi nii ehitusfirmadele, projekteerijatele, juba kutsekooli õpilastele, et näitame, mismoodi meie blokke kasutada, mismoodi neid viimistleda ja nii edasi. Kuuldud jutust tooksin välja ühe asja. Nimelt lisaks seinaplokile on Baurocki plokkide või tootevalikus olemas ka sillused, on olemas paneelid. Teisisõnu nimetatakse sellist võimalust, et üks ehitusmaterjal on süsteemne. Ja nii palju, kui mina asjast aru saan, siis süsteemsed lahendused on alati kõige kvaliteetsemad.